Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik. Kõigepealt, kuna see särk on maailmas täiesti ainulaadne, ühtegi teist eksemplari ei ole olemas. Mis on selle ajalugu, kus sellist saab? No, ajalugu on üks selline tore tütarlaps, keda kutsutakse Krissuks, kes on pikaaegne IRL-i liige, aga veel pikemaajaline Eesti Filmiinstituudi selline hing. Tema siis ühel filmipeol leidis, et see on õige slogan. Ja täna mulle siis korruptsioonivastase erikomisjoni esimehe kohale tagasi pääsemise puhul kolleegid kinkisid ja sünnipäeva puhul kolleegid kinkisid sellise särgi. Väga kihvt, kannad ikka edasi, eks? Jaa. Mis on... Kui naine lubab. Väga õige. Suvepuhkus tuleb peale, aga septembrist Riigikogu uuesti alustab. Ja korruptsioonivastane erikomisjon on selline tundlik komisjon, kus käib väga erinevaid delikaatseid asju läbi. Mis sa arvad, ja kes jääb nüüd uuel sügisel sinu pihtide vahele? Selle korruptsioonikomisjoniga kogemusest varasemast võin küll öelda seda, et neid lugusid tuuakse nii-öelda kandikul ette. Ja see on täiesti ennustamatu, kust see pauk jälle tulla võib. Siin ikkagi viimasel ajal on neid pauke päris palju olnud. Võib-olla rohkem on olnud fookuses Keskerakond, kui sellisest nii-öelda poliitilist laadi korruptsioonist rääkida. Ja teised on kuidagi taumal olnud. Võib-olla nüüd oleks õige aeg vaadata ka teisi. Aga ega siis... Ei saa salata, et Reformierakond ei vaimustunud sellest perspektiivist, et sinust saab uuesti teist korda juba korruptsioonivastase erikomisjoni esimees. Et esimesel hääletusel tänasel päeval 13. juunil sa kukkusid läbi, siis tuli teine voor, teine trikoovoor ja siis sind valiti ära. Mis juhtus? Juhtus lihtsalt see, et valimine läks kuidagi lappama, nagu öeldakse. Kes hakkas kollitama? Vot ei tea täpselt, see on nagu salajased valimised, aga keegi ikkagi opositsioonist tegi trikki ära. Meil on siin mingid kahtlused, aga me tahan neid kõva häälega öelda. Ilmselt, kunagi, kui ma lahkusin korruptsioonikomisjonist aasta tagasi, siis ma tundsin seda, et kui ma seal veel kaua olen, et siis mind visatakse sealt välja või võetakse maha. Aga täna oli see päris üllatav selline hääletamine, nii et ju ma siis ikka ebamugav persoon olen. See kõlas nagu kompliment tegelikult Reformierakonna poolt. Ma ei tea, kelle poolt, aga kompliment igal juhul, tunnustus igal juhul, et selline omalaadi tunnustus, nii et see tee ei saa olema sirgejooneline. Sul ikkagi mingisugused ideed ja teemad juba on päevakorras, et mis sügisel ette võtta? Jah, ma olen siin vaikselt, isegi selle ajal, kui ma korruptsioonikomisjonis ei olnud, tegelikult nagu mingisugust infi nagu kogu aeg nende vanast harimusest inimesed toovad ja paar sellist teemat on küll, mis mul nagu peas mõrguvad, mille kallale võiks minna. Küsimus on sellest, kas on piisavalt jõud, et see on nagu, vähemalt esimesel vaatamisel tundub, et päris suured asjad. Jõud on? Minul isiklikult on, aga see korruptsiooniga võitlus, see pole lihtsalt niisama, et sa üksinda kuskil vehid mingisuguse nõiaga, vaid et seal peab olema nagu sellist, kuidas öelda, frontaalset jõudu. Ehk peab sellist toetavat meeskonda ka olema. See on igal juhul väga meeldiv valimiskampaania osa. Ses mõttes, et võimalus ennast kogu aeg pildi peal hoidma. Minu jaoks
on esmane ikkagi see, et Eesti oleks nagu äge riik, kus sellist meie ühist enda riiki varastataks võimalikult vähe. Ja see on kindlasti üks põhjus, miks ma ka poliitikas olen, et see valimiskampaania see natuke nagu mage, kui teha nagu korruptsioonivastase erikomisjoni tööd valimiskampaaniaks, sest siin on hiljuti kohalike valimiste ajal oli näha, kuidas IRL tegi korruptsiooni teema nii-öelda valimiskampaaniaks ja see kukkus neil ülijaledalt välja. Et seda ma nagu ei soovi. Et sooviks päris asjade ja päris teemadega teha, et Eesti muutuks toredamaks. Et riigivargust oleks lihtsalt vähem.